No nii, eelmises tunnis õppisime teiega füüsikaliseid suuruseid, mida on vaja mehaanikas. Millised 3 põhilist füüsikalist suurust me teiega õppisime eelmine kord? Pikkus, mass. Nii, mass. Massi tähis oli M ja massiühik on mis? Kilogramm. Siis on pikkus. Kuidas me pikkus tähistame? Pikkus S. Nii, ja ühik on 1 meeter. Ja viimane oli aeg. Tähis on T ja ühik on 1 sekund. Et tähendab, massi puhul ei ole muud ühikud olemas kui kilogramm. Gramm, milligramm, tonn, tsentner. Need ühikud on kõik välja mõeldud selleks, et inimesel oleks lihtsam asjadega arvestada. Aga kilogramm on ainus õige ühik, mida me saame füüsikas kasutada. Muud ühikud ei ole füüsikas kasutatavad. Me peame tonnid teisendama kilogrammideks, grammid peame ka teisendama kilogrammideks. Nii, pikkuse ühik meeter. Ainus õige ühik. Muud ühikud, mis on kilomeeter, sentimeeter, millimeeter, need ei ole füüsikas kasutatavad. Kõik ühikud tuleb teisendada meetriteks. Täna vaatame kilomeeter tundides ja meeter sekundites. Et see on natuke teine asi. Nii, ja aeg, ainus ühik, õige ühik on sekund, kõik ülejäänud ühikud on siis valed ja seda tuleb teisendada sekunditeks, et füüsika arvutused oleksid õiged. Nii, olgu. Tänane teema pane kirja. Tänane teema on liikumine. Ja see on siis tee pikkus, aeg ja kiirus. Liikumine on selline suurem teema, seda me vaatame järgmised 4 nädalat, 2 nädalat enne vaheaega ja 2 nädalat peale vaheaega. Ja siis tuleb ka kontrolltöö liikumise peale. Ma pakun, et kuskil jaanuari viimases pooles, kuskil sinna paiku tuleb. Nii, aga palun paneme kirja, kuulge, palun vaikust, on ju. Nii, paneme kirja füüsikalised suurused, mida on vaja liikumise kirjeldamisel. Kes ütleb, mis need on? Kiirus, aga kiirus, kas see on põhiline füüsikaline suurus või see koosneb veel olulisematest füüsikalistest suurustest? Üks on pikkus, just, pikkus S, mida mõõdame meetrites. Mass, kas on liikumises oluline? No, liikumise kirjeldamisel mass ei ole oluline. Aga aeg, aeg, mida me mõõdame sekundites, see on tõesti oluline. Ja kui me need 2 kokku paneme, siis me saame ühe väga lihtsa valemiga, mis on V võrdub S jagatud T-ga, me saame kiiruse kätte. Aga seda valemit te olete õppinud, ma ei tea, 4. klassis, võib-olla 3., 7. klassis olete seda valemit õppinud. Et kas 8. klassis me õpime edasi ikka seda sama valemit? See sama valem, aga natukene keerulisemal, või siis tähendab mitte keerulisemal, vaid täpsemal kujul. See sama valem, aga täpsemal kujul. 2 valemit, mis läheb meil sellel liikumise teemal vaja, on siis, üks on see, mis on kiirus võrdub S2 miinus S1 jagatud T2 miinus T1.
See on valem, mida me kasutame kiiruse arvutamisel. Et kiiruse arvutamiseks on vaja teostada 2 mõõtmist algolekust ja lõppolekust ja selle algoleku ja lõppoleku teepikkuste võrdlemisel ja aja võrdlemisel saame arvutada täpselt kiirust. Et see on üks valem, mida me kasutame ja teine valem on siis selline, et teepikkus on keha kiirus korda liikumiseks kulunud aeg pluss esialgse algasukoha kaugus nullpunktist. S võrdub V korda T pluss S0. S0 on algkaugus nullpunktist. Et kui te seda täpsemalt vaadate, siis see valem on väga sarnane millegiga. Kui me S asendame Y-ga, V asendame A-ga, T asendame X-iga ja S0 asendame B-ga, siis kas tuleb see valem meelde? Mis valem see on? Kuidas me seda nimetame? Lineaarvõrrand. See on lineaarvõrrand. Nii, aga võt see ülemine siin, see on liikumisvõrrand. S võrdub V korda T pluss S0, see on liikumisvõrrand ja seda me kasutame täpselt samamoodi, nagu te kasutate ka lineaarvõrrandit. Praegu te õpite matemaatikas lineaarvõrrandit, on see nii? Õppisite ära juba? Et olge head, üritage võtta matemaatika teadmisi füüsikatundi kaasa. Kõik, mida te õppisite lineaarfunktsioonist, lineaarvõrrandist, kõik see on füüsikas vajalik ja seda me hakkame kasutama autode, busside, jalgratturite, jooksjate liikumise kirjeldamisel. Nii, see teema tuleb raske, aga samas see teema on väga hea võimalus, et matemaatika teadmisi rakendada. Nii. Esimene teema, mida me võtame, on teema, mis kirjeldab väga hästi võt seda võrrandit siin. Ülejäänud asi. Mida? Noormehed, te segate. Nii, aitäh. Võtame see sama võrrand, see sama valem. Kuidas me seda valemit kasutada saame? Et palun pane kirja väike ala pealkiri, mis on kiiruskaamera. Ja teeme väikest joonist. Et siis meil seisab üks kiiruskaamera.
ja kiiruskaamera siis märkab, et kiiruskaamerale läheneb auto. Nii. Nii. Ja nüüd vaata, mis loogika on. Jaa, tee peale, tuleb 2 autot. No tähendab, see on üks ja sama auto, aga lihtsalt erinevatel ajahetkedel. Nii, kiiruskaamera märkab, et auto läheneb kiiruskaamerale ja mida kiiruskaamera teeb? Kiiruskaamera, ta kahjuks ühe mõõtmisega kiiruskaamera kiirust mõõta ei saa. Ühe mõõtmisega kiiruskaamera saab öelda, et alghetkel esimesel mõõtmisel auto kaugus kiiruskaamerast oli 100 meetrit. Ja ajahetk oli siis, et kaamera ühe mõõtmisega ei saa mõõta kulunud aega. Ta saab ainult öelda, et millisel ajahetkel see mõõtmine oli teostatud. Et ajahetk T1 oli siis, no näiteks, kell 7 hommik, 8 minut ja 41,5 sekundit. See oli siis esimene mõõtmine. Kui... Mida? Nii, siin on ajahetk T1 ja see on 7 tund, 8 minut, 41,5 sekund. Kell on 7:08 ja 41,5 sekund. Nii, see on esimene mõõtmine, mida kiiruskaamera teostab. Teine mõõtmine, mida kiiruskaamera teostab, on siis natukese väikese aja möödudes peale esimest mõõtmist ja siis kiiruskaamera radar, siin üks ava kiiruskaameral on fotokaamera infrapuna selle valgusallikaga ja teine ava on see radar, mis mõõdab kaugust. Radariga saab siis seda kaugust mõõta ja radar ütleb, et teisel mõõtmisel, kui natukene aega oli möödunud, oli auto kaugus kiiruskaamerast 50 meetrit, ehk siis auto lähenes kiiruskaamerale 50 meetri võrra. Ja ajahetk T2 on siis ikka seesama 7 tund, kell 7 hommik, 8 minut ja natukene aega on nüüd esimesest mõõtmisest möödunud ning aeg on nüüd 43 sekundit, 43. sekund. Ja, 1,5 sekundit on möödunud. Väga õige. Vaatame seda valemit siin. Ja saame seda valemit kasutada. Kuidas? Paneme kirja, et kiiruse arvutamiseks on vajalik
saada teada, kui suur oli lõppkauguse ja algkauguse vahe. Ehk siis lõppkaugus oli 50 meetrit, lahutame sellest algkaugus ja jagame see. Nii, kui palju aega on siin möödunud? Lõppaeg oli 43 sekundit, algaeg oli 41,5 sekund. 1,5 sekund on möödunud. Ja saame kätte siis miinus 50. Miinus 50 meetrit 1,5 sekundiga. Ja kiiruseks tuleb 33,3 meetrit sekundis. Meetrit sekundis, sellepärast, et pikkust me mõõdame meetrites ja aega me mõõdame sekundites. Mida? Nii, palun pane endale väike spikker kirja, et kui sa tahad saada meeter sekund, kui sa tahad meeter sekund saada kilomeeter tundidest, siis sa võtad kilomeeter tunnis ja jagad seda 3,6-ga. Kui sa tahad vastupidi saada kilomeeter tunnis meeter sekunditest, siis sa võtad meeter sekundis ja korrutad seda 3,6-ga. Et praegusel hetkel 33,3 meetrit sekundis. Kuidas me saame sellest kilomeeter tunnid? Ei, kui me tahame saada kilomeeter tunnis meeter sekundites, siis me korrutame 3,6-ga. Ehk saame, palju saame? 33,3 korda 3,6 on 119,9 kilomeetrit tunnis. Noormehed tagumises reas, kuidas teile tundub? Mulle tundub, et teile tundub, et kiirus on natuke liiga suur väga palju. 119,9 kilomeetrit tunnis. No ütleme nii, et mida? Selline lugu. No, mida kiiruskaamera teeb? Saadab trahvi välja. Nii. Palun. Mul on teile küsimus. Mitu mõõtmist on vaja teostada, et saada teada liikleja kiirust? 2 mõõtmist, vähemalt 2 mõõtmist on vaja teha. Sul on vaja võrrelda algolukord lõppolukorraga. Ja nende vaheliste, nagu algolukorra ja lõppolukorra võrdlemisel sa saad teada, mis oli autokiirus, mitte täpne autokiirus, vaid keskmine autokiirus, vaid selle 50 meetri käigus. Nii, kas see valem siin on mõistetav, et meil on vaja lahutada lõpptee pikkus algsest tee pikkusest ja lõppaeg algsest ajast. Nii, mis su nimi on? Jah. Ütle palun, mida võiks tähendada, vaat see miinusmärk siin? Sellepärast, et lõpus kaugus kaamerani on ju väiksem kui alguses. Mida see võiks tähendada? Mida?
Kas auto sõidab kaamera poole või kaamerast eemale? Kas kaugus kaamera ja auto vahel aja jooksul kasvab või väheneb? Väheneb. Mida see miinus tähendab? Et auto ja kaamera vaheline kaugus ajas väheneb. Seda see miinus tähendab. Ja liikumiskiirusel 8. klassis saab olla 2 võimalikku väärtust, mis on positiivne kiirus ja negatiivne kiirus. Need on ka olulised. Kui 2 autot sõidavad maanteel, üks sõidab 100 km tunnis Pärnu poole, teine sõidab 100 km tunnis sellele autole vastu Tallinna poole. Kuidas me nende autode kiiruseid kirjeldame? Üks sõidab ühes suunas, teine teises suunas ja matemaatiliselt need kiirused on nagu arvuliselt on samad, aga nende märk on erinev. Üks on positiivne kiirus, teine on negatiivne kiirus. Üks sõidab ühes suunas, teine teises suunas. Nii. Pane palun järgmine asi kirja. Keskmine kiirus. Nii. Ja sul on antud punkt A ja sul on antud punkt B. Selle 2 punkti vahel auto sõitis 3 erineva kiirusega. Esimesel lõigul oli auto kiirus 30 kilomeetrit tunnis. Teisel lõigul oli auto kiirus 15 kilomeetrit tunnis. Ja 3. lõigul oli auto kiirus 100 kilomeetrit tunnis. Kuidas me arvutame keskmist kiirust? Vaat see on kõige suurem viga, mida siin saab teha. Nii, siin on V1, V2 ja V3. No kujuta ette, sa liigud 100 kilomeetrit kiirusega 5 kilomeetrit tunnis. 100 kilomeetrit sa liigud kiirusega 5 kilomeetrit tunnis. Ja 1 kilomeeter sa liigud kiirusega 100 kilomeetrit tunnis. Kas sinu keskmine kiirus oleks 105 jagatud 2-ga? Ei. Ei oleks. Ei oleks. Nii. Nii. Siin on vaja arvestada ka tee pikkusega, just nimelt. Et sa ei saa lihtsalt liita kõik kiirused ja jagada need oma vahel. Kõige õigem, mida sa saad teha, aga väga hea tähelepanek, et sul on vaja arvestada tegelikult siin tee pikkusega ja ajaga. Et keskmine kiirus, pane palun kirja. Keskmine kiirus on kogu läbitud tee pikkus jagatud selleks kulunud kogu ajaga. Nii. Ja siin on siis niimoodi, et 100 kilomeetrit sa läbid kiirusega 5 kilomeetrit tunnis 20 tunniga. Ja 1 kilomeeter sa läbid 0,01 tunniga. Nii. Ja nüüd keskmine kiirus siin selles olukorras oleks siis 101 kilomeeter, mis on kogu tee pikkus ja mis oleks kogu aeg 20,01 tundi ja 101 jagatud 20
5,01-ga on 5,05 tundi. Oi. See on 5,05. Kilomeetrit tunnis. Isegi siis, kui viimane kilomeeter sa läbid kiirusega, ma ei tea, 1 miljon kilomeetrit tunnis, jääb ikka nii, et esimesed 100 sa liikusid 20 kilomeetrit tunnis. Et kui sa liikusid 100 kilomeetrit kiirusega 5 kilomeetrit tunnis ja siis lõpus 1 kilomeeter liikusid 1 miljon kilomeetrit tunnis, kas siis sinu keskmine kiirus on 500 000 kilomeetrit tunnis? Ei ole. Sa pead võtma kogu tee pikkus ja jagad seda kogu ajaga ja niimoodi sa saad keskmist kiirust. See on keskmine kiirus sinu liikumise ajal. Nii, mis kell tund lõppeb? 50. Väga lahe. Meil on 15 minutit aega. Võta palun välja, pane see kirja. Seoses selle kiiruskaameraga ja keskmise kiirusega te saate lahendada seda töölehte, kus on vaja siis lahendada esimene ülesanne ja teine ülesanne. Lehekülje teine pool me vaatame järgmine kord, see on seotud liikumisgraafikuga ja liikumisvõrrand. Aga see kaardi, Google Mapsi ülesanne ja kiiruskaamera ülesanne saate lahendada kodus. Üks nendest autonumbritest on minu endise auto number, aga see on nagu igavesti puhkeraud. Minu vana auto, Audi. Armastasin seda nii väga. See auto elas natukene kauem, kui elan tänaseks päevaks mina. Elas. Nii, ja. Palun võtta, seda te lahendate kodus. Palun võtta välja telefon. Võtta välja telefoni ja on vaja stopperit. Meil on vaja stopperit. Kuulge. Oi. Nii. Palun võtta välja stopper. Ja meil on vaja saada stopper käima võimalikult täpselt koos. Et seda me teeme niimoodi. Pane stopper palun käima, kui sul on stopper valmis, siis tõsta telefon natukene, siis ma näen, et on valmis kõik. Tõsta telefon, kui stopper on valmis. Nii, tore. Nüüd vaata, mina annan rütmi ja 3, 2, 1 vajutab. Nii, teeme katse, saame stopperid käima koos. Nii. 3, 2, 1, läks. Ja nüüd võimalikult koos paneme need kinni. 3, 2, 1, nii. Palju sõite? Nii. Ainus õige aeg on 12,91. Nii, teeme veel kord katse. 3, 2, 1, läks. 3, 2, 1, kinni.
13,31. Nii, vaata nüüd, mida me teeme. Palun vaikus. 8. klass. Palun, kuss. Nii, meie läheme koridori peale ja teie seisate iga 5 meetri tagant. Üks inimene seisab iga 5 meetri tagant. Nii, me paneme kõik koos stopperid käima ja 2 vabatahtlikut. Nii, üks on olemas, kes on teine? Teine olemas, 2 vabatahtlikut. Teil ei ole vaja stopperit, 11 on jooksja, teine on kõndija. Üks kõnnib palun kuule. 11 kõnnib rahulikult, teine jookseb, paneb täie rauaga. Palun vaata seda loogikat nüüd, et teie kõik seisate 5 meetri tagant siin koridoris ja me paneme stopperid koos käima, aga millal sa stopperi kinni paned? Siis, kui kõndija või jooksja täpselt sinust möödub. Ja selle ülesande lõpuks peaks meil tekkima tabel, kus on olemas kõik kaugused, kus inimesed seisid ja on olemas ka jooksja aeg täpselt selles kohas, kus seisis mõõtja ja kõndija aeg. Nii, läheme koridori peale. Aga oleme vaikled ja koridoris ärme räägi. Ja kõik koos 9, 10, 11, 12 ja 13. Tee pikkused on siis vastavalt 5, 10 meetrit, 15 meetrit, 20, 25 ja nii edasi. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 meetrit. Nii ja kokku on 13. Te tehke see tabel valmis, et siis selline tabel peaks olema. Päris suur. Ja ma hakkan juba vaikselt küsima. Esimene, palun ütle, mis on kõndija aeg ja jooksja aeg. 4,8 ja jooksja 1,76. Nii, järgmine, kõndija, teine. Kolmas, pane telefon valmis juba. Nii, kolmas, palju on? 9,19. Ja jooksja? Jooksja on 2,32. Nii, kõndija? Kolmas? 12,28. Ja jooksja? 3,08. Nii, kõndija, neljas? 16,40. Ja jooksja? 4,1. Nii, viies, kõndija? 20,2. Ja jooksja? 4,85. Nii, kuues, kõndija? 23,83. Väga hea. Ja jooksja? Nii, seitsmes, kõndija? 27,5. Ja jooksja? 0,5. Väga lahe. 5,8. Aha, selge. Kaheksas? 32,11. Ja jooksja? 0,6. 6,46. Kõndija? 36,03. Ja jooksja? 0,7.
nii, 10. 39,56. 8,15. nii, kõndija 11. ja ops. ja jooksja 8,39. nii, väga lahe. 12. 46,59. ja 13. nii. ja 9,50. väga lahe. nii, kodus arvutate välja kõndija kiirused ja jooksja kiirused. Need peaksid kõik samad tulema. Natukene nad erinevad.